Kelva linna 2012 aasta eelarve muutmine, esimene lisaeelarve, abilinnapea Ike Hansen. Aitäh, lugupeetud volikogu. Kuna valitsus on kinnitanud selle aasta toetuse tasandusfondid, siis sellega seoses on ka mõningased täpsustused meie eelarves. Enamus summadest puudutavad sihtotstarbelisi vahendeid, aga natuke üle 11 000 on nii-öelda vahuvahendeid, millest siis 3000 suunatakse tänavavalgustuse remondile, mida on kulunud see aasta rohkem, kui seda esialgu planeeritud on, ja 8700 suunatakse linnavalitsuse hoone remondile. Ja muud tulud ja kulud siis on vastavalt sihtotstarbelisi. Paluks siis lisaeelarve lisaeelarve on läbinud eelarve ja majanduskomisjoni ja sealt ka sai heaks. Palun küsimused. Küsimusi ei ole. Mis selle 8000-ga linnavalitsusele tehakse? Oli kabinet juurde? Ei, juurde ei tehta. Tähendab, tegelikult oli juba esialgses eelarves 5000 eurot linnavalitsuse remondile planeeritud ja praegusel juhul on plaanis raamatupidamise ruum remontida, kus on suur mõraseinas ja siis mitte ainult mõras, ta sajab lausa sisse. Linnapea sekretäri ja abilinnapea kabinetid ka, kuna nad on üsna kulunud ja vaiklaatad on kuluks, et need vajavad ka vähem. Nii, aitäh, on veel küsimusi? Tõnul oli. Tahtsin teada kulukohti ja allikud. Mis teine koht veel oli? Raamatupidamine ja tegelikult mingi kulu läheb ka seoses kaardikellaga lisaks, kuna need kella juhtelektroonika tuuakse sinna teisel korrusel olevasse praegusesse koristaja ruumi ja sellele ruumile tehakse ka ettevalmistus selleks, et ühel hetkel ka server sinna tõsta. Mis põhjusel tänavavalgustus siis kallimaks? Kuna selle aasta alguses läks üsna suured kulud läksid selle eelmise aasta lõpus olnud tormikahjustuste likvideerimiseni, paljud postid olid vahetamata ja paljud lahternad olid paigaldamata, siis kulu oli suurem kui selle esialgu planeeritud. Nii, aitäh. Ma väga loodan, et see saal saab järgmise objektina, sest vaadake natuke ringi. Päris kurb esindussaalimus. Nii, aga panen siis Kelva linna 2012. aasta eelarve muutmine, esimene lisaeelarve määruse eelnõuna hääletusele, kes on selle muutmise poolt, palun väga panna. 16 poolt, hääletus vastu.